Järgmine on meil siis Irene Käosaar, Narva Eesti Gümnaasiumi kooli juht ja räägib meil väga provokatiivsest teemast, huviharidus ja huvita haridus. Nii, ma vaatan, ja palun. Nii, aitäh. Vaatan Gerda poole ja luban mitte ära võtta siis kogu selle aja, sest tegelikult mul oli 30 minutit ette nähtud. Aga ma katsun siis mahtuda ära 15 sisse, ehk antagu mulle siis andeks, kui ma hüppan mingeid slaide üle, et käigu pealt siis ma seda mõtlen. Ja kõigepealt ma siis võib-olla hetkeks ainult endast, et kui siin on hommikust peale saanud nii-öelda tavaks öelda, mis on enda side huviharidusega, siis minule on see ka kindlasti andnud väga palju oskusi ja väga erinevat laadi oskusi. Mina nimelt mängisin kooli ajal korvpalli, olen ka Eesti koolinoorte meister korvpallis olnud ja see, ma arvan, on mind väga palju muutnud, ka teinud meeskonnamängijaks juba lapsest peale, sest et korvpall teatavasti on meeskonnamäng ja ma arvan, et see on hästi oluline. Ma absoluutselt ei pretendeeri õigetele terminitele siin, kui ma räägin huvihariduse kontekstis, ma neid ei tea, nii et antagu mulle andeks, kui ma eksin, et kus on huviharidus, kus on huvitegevus, kus on noorsootöö, kus on, no tõesti ei tea. Nii et selles mõttes palun antagu kohe alguseks andeks. Aga kui me siin oleme rääkinud mitmes ettekandes ka õpetajatest, siis algatuseks mina tahaks küll öelda, et kuigi siin oli juttu, et õpetajate kvalifikatsiooninõuded on olemas, noorsootöötajatel ja huviringide juhtidel ei ole, siis minu jaoks on õpetajal üks peamine kvalifikatsiooninõue inimlikkus, hoolimine, õpilaskeskusus, lapsekesksus ja seda ei ole vaja panna kuhugi kirja ei üldhariduskooli õpetajal ega huviõpetajal, see peab olema üks ja me kõik peame sellest lähtuma. Kui ma oma tänast ettekannet teen ja räägin, siis mul on kaks konteksti, millest ma räägin. Üks on siis Narva Eesti Riigigümnaasium, mille loomise juures ma praegu olen, seda kooli veel ei ole. See alustab oma tööd 1. septembril 2023. Me oleme ettevalmistusprotsessis. Ja teine kontekst on eestikeelsele aineõppele üleminek, mis on siin ka täna paaril korral läbi käinud, kuna minu kogu nii-öelda siis tööalane karjäär on seotud ühel või teisel moel olnud eestikeelsele aineõppele üleminekuga meie vene õppekeelega koolides. Miks ma panin sellise pealkirja, sest et minu arust see ongi absurdne pealkiri pole olemas huvita haridust. Lihtsalt ei ole olemas. Ja kui siin Jevgenil oli enne küsimus selle kohta, et kas me võiksime alustada 1. klassist huviharidusest, siis me seda teemegi. Teisiti see lihtsalt ei ole võimalik, sest kui sind ei huvita, siis sa ei õpi. Kõik, mida õpilased koolis õpivad, kõik, mida me üldharidussüsteemis teeme, on selleks, et tõsta seda huvitatust ja huvipõhiselt õppida. Ainult niimoodi on see võimalik. Nii et tegelikult on üldharidus üks suur huviharidus ja huvita haridust ei ole olemas. Võtsin välja eile siis ka Eesti Keele Instituudi ühendsõnastiku, et mis asi see huvi üldse on. Ja sain siis sealt sellise vastuse, et see on siis soov, tahtmine midagi teada saada või tundma õppida, millegi harrastamine. Väga toredad sünonüümid tulid: sõprus, tähelepanu, lembus, tahtmine, tahe, kirg, soov. Kui me üldharidusse tagasi tuleme, siis kellele ja miks peaks siis midagi koolis huvitav olema? Ja praegu kooli luues ja ka eestikeelsest aineõppest rääkides on minu arvates hästi oluline, et
et me määratleks ära need sihtrühmad ja et me saaksime ühtemoodi sihtrühmadega aru. Et siin on see lapsevanemate teema käinud ka läbi eelmistes ettekannetes, aga ka üldhariduses on hästi palju seda, et õpetaja arvab ühtemoodi, õpilane arvab teistmoodi, lapsevanem arvab kolmandat moodi, koolijuhil on veel mingi oma nägemus. Ehk siis tegelikult, kui me tahame, et haridus toimiks, et see huviharidus toimiks, et meil oleksid ühed eesmärgid, siis nendest tulebki kokku leppida. Ja praeguse aja nüüdisaegne õpikäsitlus, korra pärast näitan ka ühte slaidi selle kohta, ongi suunatud sellele, et tegelikult ka lapsevanemat harida, ka lapsevanem õpib koos haridussüsteemis, ka õpetaja õpib. Me kogu aeg kõik õpime ja me peame teadma, mis on see põhiline eesmärk. Tihtipeale on küsimus, kui lapsevanemad tulevad, et kas matemaatika ülesandete kohta või mingi muu, ma nüüd käin selle riikliku õppekava tsiteerimise siit üle, et mitte aega võtta, aga kui me küsime nende käest, aga millist õpilast, millist inimest te tahate, et teie lapsest kasvab, et kui ta väljub sellest koolist, milline on see kooli lõpetaja, siis hakkavad tulema järsku hoopis mingid teised kriteeriumid, hoopis mingid teised ootused. Järsku oleks nagu oluline, et ta oleks inimene. Järsku oleks oluline, et ta on aus. Järsku oleks oluline, et ta on hooliv. Järsku oleks oluline, et ta on ennast juhtiv. Suudab endast aru saada, suudab ennast mõista, et ta oleks elujaatav, et ta oleks positiivne, et ta suudaks maailma muuta, et ta tahaks maailma muuta ja et ta oskaks muutuvas maailmas ka toime tulla. Sest me teame ju, et me kõike siin ümberringi muuta ei saa. Me peame mingite asjadega toime tulema, et ta oleks julge ja uudishimulik, ehk siis ta huvi. Küsime, oot, kerime nüüd algusesse tagasi, aga mida me siis koolis peaksime õpetama? Kas seda Pythagorase teoreemi, Mendelejevi tabelit või äkki ongi esimesest klassist peale huviharidus? Ehk siis huvidel põhinev, kogemusel põhinev, tema enda määratlusel põhinev haridus. Loomulikult seal on infot ka vaja ja loomulikult seal on fakte vaja mõningaseid, aga fakte on vaja selleks, et lihtsalt see maailmapilt hakkaks kujunema ja huvi tekiks, sest et kui sa mitte millestki mitte midagi ei tea, siis tõenäoliselt sul ka huvi ei teki, et huvi tekkimiseks peab olema teatud eeltingimus. Nii et selles mõttes, kui me räägime üldharidusest ja huviharidusest, siis minu arust meil on täiesti üks ja sama eesmärk ja see ongi see kasvatada, toetada, suunata seda noort sinna, et ta lõpetades oleks selline, nagu õpetajad, lapsevanemad või keegi teine veel kõrvalt seda eeldab. See on Narva Eesti Riigigümnaasiumi töös olev selline põhimõtete slaid, sest meil ongi õnn praegu kõike seda algusest nullist peale üles ehitada, läbi mõelda ja me oleme pannud sellist 5 olulist eesmärki või 5 olulist valdkonda meie koolis, millele me siis tähelepanu pöörame. Just nimelt see positiivne maailmapilt oleks ka teaduspõhine maailmapilt, ehk siis teadmised kui väärtus oleks ka olemas ja väärtustatud, aga ma usun, et tegelikult huviharidus baseerub sellel samal, lihtsalt võib-olla natuke teistel meetod. Tartu Loodusmaja on siin mitmeid kordi täna välja toodud, ka mina olen seal käinud ja loodusringis olnud. Ka sealt ma sain teadmisi, mitte ainult ei olnud see, et ma seal mingisuguseid loomi käisin toitmas või paitamas, vaid tegelikult tulid sealt ka reaalsed teadmised. Keel ja kultuur Narvas väga eriline ja kui me räägime huviharidusest ja sellest, kuidas me Narva Eesti Riigigümnaasiumit üles ehitame, siis me oleme natuke erilises seisus. Siin on hästi palju räägitud huvihariduse ja üldhariduse lõimimisest. Meil ei ole kahjuks väga kellegiga midagi lõimida, sest Narvas on täpselt üks eestikeelne huviring. Täpselt üks.
See tähendab seda, et Narva Eesti Riigigümnaasium väga huviharidusega siin Narvas midagi lõimida ei saa või siis tuleb teha seda vene keeles. Ja pidades väga-väga vene keelest lugu, olles ise kakskeelne ja kakskeelsest perest pärit inimene, siis Eesti Riigigümnaasium on 96%, 5% õppuritest on vene kodukeelega õpilased ja miks need õpilased tulevad Eesti kooli, on just see, et nad tahavad saada seda eestikeelset keskkonda, eestimeelset keskkonda, Eesti kultuuriruumi. Ehk siis meie ülesanne saab olema hakata pakkuma ka siis mitte huviharidust, vaid huvitegevust, oli õige jah, huvitegevust, hakkan juba õppima, ja seda me oleme Haridusministeeriumile ka raha taotlenud ja ka saanud, nii selle kinnituse kui loa, et me tõesti teeme, ja kui me värbasime praegu õpetajaid, siis intervjuul ma küsisin kõigi õpetajaid, kas teil midagi, mida te veel teete ja mille peal mina näiteks ei tule. Ja no tõesti, meil on peaaegu professionaalne fotograaf, meil on tänavatantsu tantsija, kes on seda täitsa Tallinnas huvikoolis õpetanud, meil on rahvatantsu treener õpetajate seas ja rääkimata siis sellest, et õpetajad on valmis oma aine, kui bioloogiaõpetaja või keemiaõpetaja, et ta on valmis tegema siis ka huviringi, mis on praktilisem ja mis annab talle tegelikult võimaluse ka tundide väliselt veel kutsuda huvitatud õpilasi, et teeme edasi neid mingeid katseid, et kui riikliku õppekava mahtu ära ei mahu, siis saab selle huvitegevusega jätkata. Sest üks asi, mida tänased Narva noored ütlevad, me oleme läbi käinud kõik Narva koolid ja rääkinud 9. ja 10. klasside õpilastega uutest gümnaasiumidest, siis see, mida nad ütlevad, et kui me küsime, mida te ootate, valikuid, valikuvabadust, seda ei ole praegu Narvas mitte üheski gümnaasiumis, kus oleks siis valikuvõimalus noortel ise koostada oma õppekava, ise juhtida oma õpiteed, ise valida mingisuguste valikainete vahel ja kindlasti riigigümnaasiumite üks oluline väljakutse ja oluline muutus siia Narva haridus ja üldse ühiskondliku kultuuri on see valikuvabaduste loomine. Need saavad olema nii valikained, kui siis ka seesama huvitegevus, mida me loodame pakkuda oma tulevases koolis, kui see ükskord ka ehituse mõttes valmis saab. Kindlasti ka tulevikuoskused ja maailmaharidus on olulised, ma hüppan tõesti üle. See nüüd on see pilt, mida ma ütlesin, see muutuva õpikäsitluse pilt, mis Haridus-Teadusministeeriumi eestvedamisel sai koostatud juba varsti 7-8 aastat tagasi, ma arvan. Ja nüüdisaegsest õpikäsitlusest on siin ka enne olnud ja ma arvan, et see ongi hästi oluline, et ükskõik mis valdkonna õpetaja, huvihariduse õpetaja, üldhariduse õpetaja, et see nüüdisaegsest õpikäsitlusest lähtumine on tegelikult kõigi jaoks keskne. Ja see on maakeeli öeldus õpilaskeskne lähenemine, see, et nagu te näete, siin kõige keskel on õppija areng ja kõik muu on tema või selle õppija arengu teenistuses. Õpetajad ja nende areng, füüsiline koolikeskkond, metoodiline lähenemine, kõik, mis kokku tegelikult moodustab koolikultuuri. Siin täna on ka kultuuri väga palju läbi käinud, aga natuke teises tähenduses, aga koolikultuur on see, mida nii eestikeelsele aineõppele üleminekul kui ka Narva Eesti Riigigümnaasiumi ülesehitamisel on tohutult oluline muuta, sest eestikeelsele aineõppele üleminek ei saa olla ainult see, et me viime mõne aine eestikeelseks üle või Narva Eesti Riigigümnaasiumi loomine, et me õpetame kõik aineid eesti keeles, see ei muuda tegelikult väga suures laastus mitte midagi. Midagi natuke muudab, aga mitte sinnapoole, kuhu me tahame. Et koolikultuuri muutus on äärmiselt oluline ja siin on huvitegevusel ja huvidest
põhineval ja sellest, et tõesti inimene õpib ennast tundma, õpib oma huvisid üles leidma. Siin kuskil oli see välgatuse tsitaat ka, vist Fred Jüssil oli see, et toimub mingi välgatus, et see on meie roll pakkuda võimalikult rohkem neid hetki, kus neid välgatusi võiks tekkida väga erinevates suundades. Ja koolikultuuri teema ongi see, et me kõik peame aru saama ja uskuma. Kui meie kooli juhtkonnana ütleme, et näiteks huvitegevus on väga oluline, valikainete pakkumine on väga oluline, kui meie motiveerime õppijaid, et tulge nendesse huvitegevuse ringidesse, mida me pakume, loodame mitmekesiselt pakkuda, et siis ka lapsevanem mõistab näiteks, miks see oluline on. Ja kõik õpetajad mõistavad ühtemoodi, et ei ole seda, et kui siis on oluline, kui siis mingisugusel hetkel on tõesti millegi pärast vaja, ma ei tea, rahvatantsu minna kuhugi tegema, et siis matemaatikaõpetaja ütleb, et minu tunnis ta küll ei lähe. Et tantsige seal kuskil eesti keele ajal või vene keele ajal või mõne muu mõttetu tunni ajal, aga vaata matemaatikatunnis te mul ei tantsi. Et sellist asja ei tohi juhtuda. Loomulikult ei tohi kogu aeg matemaatikatunnis matemaatiktunni ajal rahvatantsu tantsida, see on ka teisipidi, aga see ongi see väärtuste ring, see, mis on meie jaoks oluline ja kui oluline on see, et momendil oli võimalus minna kuskile esinema, osa saada mingist kultuurikogemusest, mingisugusest esinemiskogemusest, saada julgust, saada iseendast rohkem teada, siis peab matemaatikaõpetaja mõistma, et tegelikult see on tema kasuks. Et kui see õpilane tuleb homme matemaatikatundi ja on endast palju rohkem teadlik, oma huvidest palju rohkem teadlik, ja võib-olla see rahvatantsus, äkki nüüd, ma ei tea, ma mõtlen, kuidas matemaatikaga lõimida, kindlasti on võimalik, eks ju, rütmika ja kõige muuga, kõike on kõigega võimalik lõimida. Tegelikult see tuleb talle ka nii-öelda kasuks või tegelikult tuleb õpilasele kasuks, aga kui õpilasele tuleb kasuks, siis see tuleb ka õpetajale kasuks. Et selles mõttes on hästi oluline nendest ühistest sõnumitest aru saada, mõista, need läbi mõtestada, need väärtushinnangud paika panna. Ja see on nüüd koolijuhi ülesanne, et ma ei saa lihtsalt seda slaidi kunagi panemata jätta, sellepärast, et kui me räägime eestikeelsele aineõppele üleminekust ja peamine, mis tegelikult kõlama jääb, on see õpetajate puudus, eks ju, et kui te ei ole valdkonna inimesed, aga kui te mõtlete, mida te kuulete, et kui räägitakse sellest, et eestikeelsele aineõppele üleminek, et kuidas see tegelikult ikka väga võimalik ei ole, sest õpetajaid ei ole nii palju ja nii edasi, et siis tegelikult, kui on olemas koolijuht, kes saab nendest väärtushinnangutest aru, kelle jaoks ongi õpilase areng, terviklik areng, tema huvidest lähtuv, tema kogemusest lähtuv, tema taustast lähtuv areng on kõige olulisem. Küll siis need õpetajad leitakse, kui on selgelt kujundatud visioon, kui on arusaam, kuhu me tahame jõuda, mida me tahame. Kas me tahame, et õpik saaks läbitud või me tahame, et meie õpilane oleks selline, nagu see õpetaja, keda me seal enne kirjeldasime, siis see peab olema kirjeldatud. See peab olema kogukonna poolt toetatud, mis iganes see kogukond on. Kas see on koolikogukond kitsamas mõttes, kas see on Narva mõttes Narva Eesti kogukond, kes tegelikult ootab väga pikki silmi, hästi suurt heade valikutega rikkalikult läbi mõtestatud pedagoogiliselt uue kooli tekkimist. Kindlasti see on see õppimise juhtimine ja koolijuhi roll on siis ka toetada kogu seda koostööd, on see siis huvitegevuse, üldhariduse, mille iganes vahel, ükskõik kuidas me midagi nimetame, et siis ikkagi meenutame, miks me seda teeme. Ja me teeme seda selleks, et õpilane areneks, saaks endast rohkem aru, oleks ennast juhtiv ja seda me saame teha ainult kõik koos. Nii et ärge siis palun pahandage, kui mitmetega teist, kellega ma siin käigu peal tutvunud olen, kui ma ükskord tulen teilt abi küsima.
Narva Eesti Riigigümnaasiumi loomisel, et äkki te aitate, kuidas seda huvitegevust seal veel paremini teha, kuidas teda äkki veel paremini integreerida, lõimida üldharidusega, et mida saab üks kool teha, mida peab üks kool tegema sellistes tingimustes, nagu meie oleme. Me oleme natuke erandtingimustes, et Tartus ja Tallinnas ei ole seda vaja kõike nii teha, on vaja kaasata organisatsioonid, aga nagu ma ütlesin, meil Narvas ei ole eriti kedagi keele mõttes kaasata. Narvas on väga, väga toredad huvihariduse võimalusi, aga kui me selles keele ja kultuuri kontekstis räägime, siis meie oleme vaeslapsed siin osas, kahjuks nii lihtsalt on. Aitäh! Suur tänu, Irene. Ja küsimus, üks küsimus meil on. Ja üks küsimus tulebki. Aitäh, väga innustav on kuulda, kuidas üks uus kool hakkab kõike seda loodma. Kas ma sain õigesti aru, et kui siin kõlas selline mõte, et lõiming praktiliselt võiks tähendada sealhulgas seda, et formaalharidus tunnistab mitteformaalse õppe käigus omandatuid, on see noorsootöö või huvihariduse kaudu. Kas ka teie jaoks, sest te rõhutasite, et just huvitegevus, huviharidus koolis kui süsteemis, aga kui noor näiteks ütleb, et ma lähen korraldama festivali või ma osalen rahvusvahelises projektis ja järelikult mind ei ole nädal aega koolis, kas see oleks gümnaasiumi jaoks? Jumala pärast kas või 2. Kas või 2, sellepärast, et ta omandab selle aja jooksul, ma arvan, tegelikult 2 kuu jagu kogemusi, võib-olla mitte teadmisi otseselt, aga kindlasti. Me muidugi üritame võimalikult rohkem seda kõike juba meie õppekavas ette näha, meie tunnijaotusplaanides ette näha. Me kindlasti, meie koolis saab olema ühe valikuna kindlasti see vabatahtliku tegevus ja kogukonna tegevus nagu valikainena, ehk siis ta saabki selle endale valikainena tunnistusele pärast kirja. Me mõtlesime alguses teha seda lausa kohustuslikuks, aga siis me mõtlesime, kuidas sa vabatahtlikkust teed kohustuslikuks. Et see natuke ei kõla, eks ju. Et selles mõttes ja noh, kindlasti kõik need rahvusvahelised projektid, see on hästi oluline ja ka tegelikult Eesti-sisesed projektid. Narva jaoks on hästi oluline see, et meie õpilased saaksid ka välja, saaksid liikuma Tartusse, Tallinnasse. Mul on väga hea meel, et meie kool luuakse nii-öelda praegu olemasoleva 2 kooli põhjal, nii et mõnes mõttes ma justkui räägin uuest koolist, aga meil on juba õpilased olemas. Narva Eesti Gümnaasium on ju praegu olemas ja Narva Vanalinna Riigikool, mis on keelekümbluskool. 2 nädala pärast nad lähevad 4 päevaks Saaremaale. Saaremaa Riigigümnaasium teeb simulatsiooni mingi Euroopa Liidu teemadel vist inglise keeles 3 või 4 päeva ja rääkisime läbi koolidega, et sest praegu seal on teised direktorid, niimoodi saan lihtsalt käia lehvimas ja ilus olema ja motiveerida, aga mitte sunnimeetodeid kasutada, ja lähevad 10 õpilast, et ka see on nagu hästi oluline, et nad Eestis ringi sõidaks, et me oleme jah natuke teistmoodi, aga kindlasti, absoluutselt, et ma eile just natukene rääkisime, olime ühe nende koolide hoolekogus ja siis oli just ka ja õpilasesindustega ja nemad ka küsisid, et seal praegu ühes koolis on siis nii, et kui sul on nagu 10 puudumist mingist tunnist, et siis sa kohe kindlasti pead tegema mingisuguse kursuse töö või midagi sellist, olenemata sellest, et miks sul see puudumine on. Et sellist asja mina tegelikult väga hästi üldse ei mõista, et meie roll on ju see, et õpilased omandavad midagi, teadmised, oskused, mingid hoiakud, midagi veel. Kui ta on selle omandanud,
mingisugusel teisel moel, käimata seal selles konkreetses tunnis, miks ta peab nii-öelda siis justkui siis teda karistatakse, et ta on kuidagi teistmoodi omandanud, et mis sõnumi see annab tulevikuks, et tulevikuks ju ka see, et siis oluline ei ole mitte millegi omandamine, oluline ei ole areng, vaid oluline on see, et sa linnukese pärast kuskil kohal käid. Et me tegelikult ei taha selliseid noori tulevikus meie ühiskonda arendama. Oi, aga ma võin teile veel... On veel 3 tundi või? On veel jah, päris palju aega, aga lõuna ajal ma arvan, et sa oled siin. Ja, et siis saab Irenega rääkida ja mul on ka endal päris palju küsimusi ja vastusi loodetavasti ka. Suur tänu!